Elu on näidanud, et suurte probleemide esile kerkimisel hakkavad vähesed kohe tegutsema. Algul enamasti eitatakse, et probleem üldse eksisteerib. Siis tasapisi tunnistatakse ja alles seejärel võetakse võib-olla midagi ette. Üks selline probleem on teine pensionisammas. Veel mõne aja eest ei tahtnud keegi kuuldagi, et see parimate kavatsustega loodud sammas ei taha kuidagi püsti püsida. Aga faktide eest ei ole pääsu. Ja juba see on suur võit, et oleme suutnud algatada tõelise arutelu. Milles siis asi on? Esiteks on asi põhimõttes. Kas inimese rahaasjade üle otsustab riik või on kontroll ja otsustusõigus inimesel endal? Mina olen veendunud, et inimene ise on parem peremees. Teiseks on asi rahas, sinu pensionis. Ka kõige agaramad teise pensionisamba kaitsed peavad tunnistama, et võrdle kuidas tahad. Eesti teise pensionisamba keskmine tootlus on üks maailma viletsamaid. Siin on Kanada, siin on Šveits, Island, Saksamaa ja siin on Eesti. Pärast 15 aastat ilusaid reklaame ja hoogsat investeerimist oleme me miinuses koos heade naabrite lätlastega. Isamaal on selge plaan, mida tekkinud olukorraga ette võtta. Teine sammas tuleb muuta vabatahtlikuks ja raha põletamine lõpetada, sest pension, nagu raha üldse, ei tule seina seest. Vaatame ühte lühikest lugu, miks pension üldse tekkis, miks neid sambaid nii palju on ja miks teine sammas püsti ei püsi. Miks teine pensionisammas püsti ei püsi? Kui inimene veel koopas elas, oli pensionisüsteem lihtne. Kes enam mammuteid küttida ei jaksanud, need jäid tubasele tööle, nooremate suguharuliikmete hoole ja kaitse alla. Arutelusid sel teemal ei toimunud ja polnud vajagi, sest meil on lihtsalt instinkt hoolitseda mitte ainult oma laste, vaid ka vanemate eest. Selline elukorraldus toimis rahulikult 10 000 aastaid, kuni ühiskonda raputas tööstusrevolutsioon ning me olime kolinud koobastest linnadesse moodsat elu elama, sageli eemale oma peredest ja suguvõsadest, kellele rasketel aegadel toetuda. See on Saksamaa kantsler Otto von Bismarck. Võib öelda, et just tema pani aluse tänapäevasele heaoluriigile, kui ta kehtestas 1889. aasta Saksamaal riikliku vanadus- ja invaliidsuskindlustuse seaduse ehk teiste sõnadega vanaduspensioni kõigile töötajatele. Nagu paljude ilusate asjadega oli ka siin üks konks, tegelikult isegi 2. Esiteks, pensioni jaoks oli kehtestatud 70 aastat, keskmine eluiga tol ajal oli aga 45 aastat. Teiseks, iseenesest kena ja humaanse idee taga oli peidus paljude poliitikute üks suuremaid muresid, valijate hääled. Pensioni kui täiesti enneolematu hüve lubamine pidi tagama, et töölisklass ei toetaks sotsialiste. Bismarcki rajatud vundamendile ladus müürid Lord Beveridge, kelle Beveridge'i raport aastast 1942 pani aluse heaoluriigile teise maailmasõja järgses Suurbritannias. Enam polnud pension ainult töötajatele, vaid kõigile. Edasi levisid nii idee kui praktika juba üle kogu läänemaailma. Pensionist rääkides öeldakse sageli, et riik maksab. Nii öeldes unustatakse sageli ära, et riik, see tähendab inimesi, täpsemalt maksumaksjaid. Töötavad inimesed maksavad makse ning maksudest makstakse pensionäridele pensione. Et aga kogu läänes rahvastik vananeb, see tähendab maksumaksjaid jääb aina vähemaks, siis laiendas ka Eesti riik oma pensionisüsteemi. Eesti pensionisüsteem on rajatud 3 sambale. Esimene pensionisammas ehk riiklik vanaduspension. Kui sa käid tööl, siis 33% sinu palgast läheb sotsiaalmaksuks. 13% tervisekindlustuseks, 20% tänastele pensionäridele. Teine pensionisammas ehk personaalne kogumispension on kokku 6% sinu palgast. Lisaks sotsiaalmaksule maksad sa oma palgast veel 2% enda valitud personaalsesse pensionifondi. Sinu sotsiaalmaksust läheb tänastele pensionäridele 20% asemel 16% ning ülejääv 4% suunatakse samuti pensionifondi.
Ekslikult arvatakse, et see 4% on riigipoolne kingitus, kuid tegelikult on sinu tulevane riiklik pension selle võrra väiksem. Pensionifondi mõte on, et fondihaldur paneb seal oleva raha kasvama, investeerib eesmärgiga teenida võimalikult kõrget tootlust ning tagada sulle seeläbi korralik pension. 3. pensionisammas ehk täiendav kogumispension. See on vabatahtlik. Saad ise valida, kui suuri sissemakseid pensionifondi teed ning teatud piirini saad sa sissemaksetelt ka tulumaksu tagasi. Paraku on tänaseks selge, et süsteemis on üks suur viga. 2. sammas. Esiteks, olematu tootlus. Kui 2. sammas loodi, selgitasid poliitikud, ametnikud ja fondihaldurid meile, et investeerimine on pikaajaline protsess. Kuidas siis läinud on? Keskmiselt on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni ehk OECD andmetel Eesti 2. samba pensionifondide viimase 15 aasta tootlus kõigi liikmesriikide seas eelviimasel kohal. Võttes arvesse inflatsiooni, pole see lihtsalt madal ega isegi 0, vaid negatiivne, -0,2%. Ainult Läti on meist tagapool. Lühiajaline 2017. aasta tootlus oli -0,1%. Veel madalam oli see ainult Tšehhil ja Egiptusel. Teiseks, kõrged haldustasud. Vaatamata sellele, et tootlused on meil ühed madalamad, on fondihaldurite tasud OECD riikide seas 4. kohal. 3. raha põleb. 2. samba pensionifondid moodustavad hoiuste järel suurima osa kõigist Eesti inimeste säästudest. Eelmise aasta seisuga oli seal kokku üle 4 miljardi euro. Eelpool kirjeldatud negatiivne tootlus tähendab aga, et see raha mitte lihtsalt ei seisa, vaid kaotab iga päev oma väärtust. Ja raha paned sa sinna igal palgapäeval juurde. 4. valikuvabaduse puudumine. Kes on kord 2. sambaga liitunud, ei saa sealt väljuda, olgu tootlused kui tahes viletsad. Alates 1983. aastast sündinutele on 2. sambaga liitumine pealegi kohustuslik. Esiteks, lõpetame raha põletamise. Sinna, kus raha järjepidevalt oma väärtust kaotab, ei ole mõistlik seda juurde panna. Ent ainuüksi 2018. aastal suunas riik 2. samba pensionifondidesse üle 300 miljoni euro, kokku niisiis juba üle 4 miljardi. Ja see ei ole mingi abstraktne riigi raha, vaid sinu raha, sinu isikliku esimese pensionisamba arvelt. Mine internetipanka ja vaata, on sul seal tuhandeid, kümneid tuhandeid. Mõtle, mida selle summaga teha võiks. Teiseks, laseme inimesel otsustada. Muutes 2. pensionisambaga liitumise või sellest loobumise vabatahtlikuks, astuksime sammu lapsehoidja riigist kodanike riigi suunas. Igaüks saaks ise otsustada, kas ta liitub 2. sambaga või mitte. Kui ta on juba liitunud, siis kas hoiab raha pensionifondis edasi või võtab välja. Jätkab sissemakseid või ei jätka. Kui ta võtab kogutud raha välja, siis kas maksab sellega mõnd laenu tagasi, teeb sissemakse koduostuks või kasutab muul kasulikul viisil. Kas ta hoolitseb oma pensionipõlve eest, investeerides näiteks kinnisvarasse, väärtpaberitesse, ettevõtlusse või kuhugi mujale? See oleks kasulik nii rahale kui rahvale. Loe lisaks ja ütle sõna sekka. 2. sammas.ee. Isamaa seisab selle eest, et iga inimene Eestimaal oleks jälle vaba oma asjade üle ise otsustama. Tema ka. Nemad seal. Ja sina samuti. Toeta nendel valimistel 2. pensionisamba vabatahtlikuks muutmist. Isamaa on otsustes vaba.